Kohtla-Järve lõpetas 2017. aasta finantsnäitajatega, mis ületasid ootused. 2017. aastal Kohtla-Järve finantsolukord muutus oluliselt paremaks. Linna eelarve suurenes tulumaksu laekumise tõttu tervelt 5,7% enam kui eelmisel aastal. Terve aasta vältel oodati vaid 1% võrra kasvamist, kuid tegelikkus ületas oluliselt ootusi. Sellises tempos eelarve kasv näitab mitte ainult omavalitsuse finantsvõimekuse tugevnemist, vaid ka elanike sissetuleku suurenemist, kuna tulumaksu laekumine on otseselt seotud elanike sissetulekute suurenemisest. Eriti kõrged näitajad tulumaksu laekumistest tulid aasta lõpus, detsembris tervelt 7,7% võrreldes 2016. aasta detsembriga. Põhjuseks võib olla paljude ettevõtete poolt maksvate aastalõpu preemiatega. Kui rääkida eelarve täienemisest mitte protsentides, vaid arvudes, siis esialgne 2017. aasta eelarve projekt, mis koostati 2016. aastal, nägi ette laekumisi 17 800 000 eurot. Nagu teatas Kohtla-Järve linnapea Ludmila Jentšenko, siis laekumised olid oodatust oluliselt suuremad. Mitmeid kordi aasta jooksul võeti vastu lisaeelarveid. Iga kord viidi sisse korrektuure eelarve suurenemisele. Viimane prognoositud eelarve oli juba 18 654 776 eurot. Arvestades seda, et 2018. aastal suureneb tulumaksu tagastuse protsent omavalitsusele, praegu on 11,6%, tuleb 11,84%. Suurendab see laekumust tulumaksult umbes 500 000 eurot. Lisaks suureneb miinimumtasu, tõstetakse pedagoogide töötasusid. Sealjuures, nagu meile on teatavaks saanud, siis suurkontsern Viru Keemia Grupp planeerib suurendada palgafondi 5,4% võrra. See annab jällegi võimaluse mõelda positiivse lisaeelarve peale aasta jooksul. Need summad lähevad probleemide ja küsimuste lahendamisele, mis tekivad aasta jooksul. Ning loomulikult osa eelarvest läheb nende probleemide lahendamiseks, mille tänaseks päevaks on riik meie õlgadele pannud maavalitsuste likvideerimise näol. See annab meile lisakohustusi, mida peame täitma hakkama ning mis vajavad ka lisafinantse, teatas Kohtla-Järve linnapea Ludmila Jentšenko.